Ma ütleksin, et aja mõiste on natuke teine. Et ma olen harjunud töötama hästi ühtemoodi, tulen hommikul uksest sisse, teen töö ära ja lähen õhtul uksest välja. Et nüüd ma olen leidnud ennast keset päeva mingisugusest tunnist või mingilt koosolekult ja kodus olles, see on teistmoodi. Ja neid ülesandeid, mis uksest sisse astuvad, on selgelt vähe, aga kirjutamist on ilmselgelt rohkem. Tõenäoliselt see, et puudub võimalus oma ruumist väljuda ja vajalik inimene kooli peal ise üles otsida või et kui kellegagi on vaja midagi läbi arutada, siis sa pead selleks kirjutama või mingisuguse koosoleku määrava, et see on selline natuke tülikas ülesanne. Samas otseselt väljakutseid nagu mingeid drastiliselt erinevaid ei ole. Selleks, et aru saada, kuivõrd minu töö edukus sõltub õpilaste poolsest panusest, tuleks kõigepealt defineerida, mismoodi mõõta minu töö edukust. Ma kahtlustan, et seda pole keegi veel teinud. Ma julgen arvata, et siin ei ole vahet, kas see töö on tehtud distantsilt või kontaktilt, aga eks ta ikka määrab minu töö edukuse. Kindlasti selles osas, kas ma pean mõnede õppijatega rohkem või vähem suhtlema või kuivõrd lihtsad on need protseduurid, mida mina ei tea, kas või stuudiumis teen. Olen päris kindel, et koolis töötavad inimesed muuhulgas ka seetõttu, et neile meeldib inimestega, päris inimestega suhelda. Seega, kui sa küsid, kuivõrd ma tunnen puudust kontaktõppest, siis otse loomulikult ma tunnen puudust kontaktõppest.